Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 25–31 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et siis kui Musta kassi taro kanalil saab täis 250 kanalitellijat, ma loosin välja ühe sellise kaardipaki, kassitaro kaardipaki, nagu mul siin laual on. Selle kohta ma teen eraldi video ja sinna alla te saate oma osalemissoovist siis teada anda. Aga nüüd kaartide juurde. Teie nädal algab siin müntide 9-ga. Müntide 9 on selline kaart, mis räägib sellest, teie olete ise enda laeva kapten, teie küürite tekki ja teie juhite oma laeva. Seda laeva juhtimise kaart on siin ka see kaariku kaart ehk 3. kaart. Tema räägib ka sellest, et teie eluohjad on teie enda käes. Et see kaarik kihutab täie rauaga, see on üks kiiremaid kaarte taro kaardipakis. Et teie roll on hoida ohjad tugevalt peos ja ise enda elu juhtida. Just sinna suunas, nagu teie tahate, et teie kaarik sõidaks. Teil on olemas selleks tarkus. Hierofanti kaart räägib sellest, et teil on olemas sisemine tarkus saada aru, mis on õige, mis on vale. Teil on küll suur mure konkurentide pärast või konkurentsi pärast või kellegi pärast. Ma ei saa öelda, et ta teile kaikaid kodaratesse loobib. Aga see on ikkagi nagu selline, ongi võitlus või keegi nagu jonnib ja ei taha koostööd teha. Aga teil on suur mure selle pärast. See võitluse kaart või konkurentsi kaart on siin all olev sauade 5. See räägibki konkurentsist või siis sellisest meeskonnasisesest lahkarvamusest. Et kõik ei ole selles meeskonnas ühel meelel. Ja seda, et te muretsete, näitab mõõkade 9, mis on ka siin alumises reas. See minu jaoks on see unetu öö. See on unetuna vähkremine, muretsemine millegi pärast. Muretsemine võib-olla sellepärast, et kuidas nii, et tema ei taha koostööd teha või hakkab vastu või mis see lahendus on. Siis on teil siin veel karikate rüütel ülemises reas. Karikate rüütel on rüütel, kes tahab teenida. Tema tunneb rõõmu teenimisest. Tema tahab teha tööd. Temal on ka emotsioonid kontrolli all. Tema ise kontrollib oma emotsioone nii hästi, et ta ei lase tegelikult sellest üldse ennast segada. Kui keegi jonnib ja koostööd ei taha teha või lahkarvamused on ju täiesti normaalne. Minu meelest ongi lahkarvamused ja konkurents edasi viiv jõud. Et tuleb lihtsalt asjad selgeks vaielda ja siis ongi pärast palju parem edasi minna. Ja kuna teil on siin väljas ka müntide kuningas on väga tark kuningas. Temal on rahaasjad paigas. Siis ma arvan seda, et kuna müntide kuningaga on rahaasjad paigas, hierofantiga on teil endal olemas kõik tarkused. Oma sisemine tarkus on teil nii suur ja tugev, et te absoluutselt saate kõigega ise hakkama. Siis te ei pea kartma ka seda konkurentsi või mingisugust meeskonnasisest võitlust. Müntide kuningal on eelarve paigas, tema on rahaasjades väga osav. Tema teab täpselt, kuhu raha kulutada, kui palju kulutada ja kas on üldse vaja kulutada. Tema ei torma poodi lihtsalt emotsiooni ajel midagi ostma, tema ei tee emotsiooni oste mitte ühtegi. Temal on kõik läbi mõeldud. Kui temal läheb külmkapp katki, siis tema ei lähe poodi esimest ostma. Ta teeb enne eeltöö ära. Ta vaatab kõik need tehnilised andmed üle, läheb kindla teadmisega, mida ta soovib. Ja kui ta ühest poest seda ei saa, siis ta läheb järgmisesse ja ta võtab ikkagi ja ostab selle, mis ta on välja valinud, mis tema meelest on see kõige õige. Ja kuna teil on olemas see tarkus, rahatarkus ja see pealehakkamine
Ja need ohjad, teie elu ohjad on teie enda käes. Ehk teie ise olete enda saatuse sepp ja oma laeva kapten. Siis mis ma oskan teile soovida? Jah, olgu see üks unetu öö nädalas, ei tee ka midagi. Aga te ei peaks tegelikult üldse muretsema. Te olete piisavalt tark ja võib-olla ka juba üsna elu kogenud, et aru saada sellest, kuidas oma elu kõige paremini juhtida ja millises suunas teie laev sõitma peab. Te ei pea siin kartma praegu elutorme, mina ei näe siin ühtegi sellist. Las ta võitleb natukene vastu, võib-olla keegi pisut jonnib või tal on paha tuju, et ta pole teiega kõiges nõus. Aga ma ei näe siin torme nagu elulainetel, et ma arvan, et te võite täiesti rahulikult võtta ja rahulikult toimetada just oma sisemise tarkusega, rahatarkusega ja sellega, et te oletegi iseenda elu kapten ja olete iseenda laeva kapten. Et tundke parem rõõmu teenimisest. Tehke kõike seda, mida te teete rõõmuga ja ärge laske loksutada mitte kellegil. Enda stoilist rahu. Selline lugemine tuli teile. Kulla kallid vähid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.